No seletage palun mulle see asi lahti. 5 kuud mängisin 10 sendiseid sit and go'sid ja nüüd lugesin kokku 9% on ROI, Return of Investment. Ja boonustega on ROI 173%. Ehk siis kasiino käsi, kui sul on mängus kuskil, et nii palju anti boonuseid lihtsalt sellele, kes seda teeb, on ju. Ja see ei ole nagu ainus kasiino, kes seda ka teeb, et seda teistel on ka see turniiride overlay on mingi mega suur või et kuskil on see, nad tahavad sealt nagu neid mängijaid sisse ja sinna panustele tagasi ja et on proovinud, PokerStars on ka proovinud mind saada uuesti sinna tagasi mängima, aga nemad olid, nad ei kannatanud nii madala panuse välja, nad läksid üles uuesti. Proovime neile üles minna järgi jälle uuesti, et kahjuks on ka 25 sendisene sisseost on seal eemaldatud, ega hakkan lähenema vaikselt enne sinna 20 sendi sisseostuni ja noh, juba olen saanud see juba 160 peaaegu kokku, 40 euro veel säästa ja siis liigume 20 sendisteni, et noh, teeks ta jube ole see kahekordne hüpe muidugi, aga noh, just tulime ju 20 korda kõrgemalt üldse alla 20 korda, mängisin ju 2 euro peale eelmine aasta üldse cash game'i, et noh, et ei tohiks midagi olla, eks see rake race või see on samas ju lõbus, et noh, et siis kogub neid mingeid boonuspunkte jälle. Et jah, üllatavalt suur edu kõige kriitilisemas küsimuses. No, et kas üldse saab majutust Tallinnas on ja, et jah, nüüd me võtame 2 kassi ja ma kaon nende kasside vahele nagu ära, et siis ei ole näha, et see mingi elu seal kuskil on ja on, et siuke hägusam, kindlasti proovin neid kasse ka näidata, et need on siukse väiksed. Et jah, ja nüüd suur seiklus hakkab õige pea, et maakodu, oma siuke epic maakodu on ja kuhu varsti vist siirdume, kuna suvi on tulekul ja no et see ei ole minu plaanid enam ka, et on võtnud vedu see kinnisvara haldaja või omanik ja noh, siis see haldab seda mingites suured tsirkades, et noh, et noh, konkurendid oli on ju, et see mängur kaob sealt ära on ju, aga nüüd seda on hoopis nagu võimendatud, et läks nagu teistpidi ja noh, tahetakse sinna videomängude koolitustesse ka uuesti mind siis sügisest, et hakkab hoopis nagu suurenema see videomängude ja see online pokeri see tegevus või no ma ei oska seda kirjeldada täpselt, eks see sügav mäng või see hakkab nagu suurenema hoopis, et kui seda õigesti teha, siis seda saab ilusti teha, et sa ei proovi midagi pakkuda, mitte ainult ei gambli oma raha maha, vaid noh, selles suhtes mina ei gambli üldse seda raha maha, selles mõttes, et nüüd kui ma olen 20 korda madalamatel panustel, siis iga kuu on mingi 30 paini plussis on ja mida ei ole kunagi varem olnud ühelgi panustel, et ma ei ole nii madalalt ja pihta hakanud, et täitsa soovitan, noh muidugi mitte praegu, kus ma seal veel olen mingite fishide keskel, aga tulevikus proovige, kui mind seal enam ei ole, et siis see win rate on ikka tohutu selles mõttes. Või noh, tegelikult ei ole ka, eks need boonused ikka on praegu nii laes lihtsalt neil. Et jah, aga saab kindlasti, mida ma tahtsin öelda, et noh, win rate võib-olla tohutu igal ühel ei ole ka, aga sealt saab minna, on ju, et kui sa ei tea, mida teha, on ju, et siis võta kõige madalam pain või mingi sobilik pain ja mine sealt, on ju. Mingi win rate sa ikka saad varsti kätte, on ju, ja no, proovi või kui ka see ei sobi, siis kas või mängi mingit tasuta 16 pluss mänge või noh, et juba see annab mingi tunnetuse ja info on ja selle mängude maailma kohta. Mina ei jõuagi järgi neile kõik, ma ei jõua jälgida kõiki, noh, poeg jääb mingi jalkatrennis ja ma ei jõua jälgida, mis need teevad või noh, mingi päris mängurid on ju mängivad mingi 16 pluss, ma ei jõua jälgida, mis seal tegelikult nagu toimub, on ju.
aga ma ei jõua seda jälgima, ma ei jõua neid, noh, mul on mingi tohutu tunde videosid nagu sellest YouTube Premiumis alla laaditud, aga ma ei jõua seda kõike nagu jälgida korraga ka. Aga super, super uudised selles suhtes, et jah, stabiilsem sihuke, noh, väiksem natuke. Ja noh, puhkusel olen praegu, kuigi ma käisin täna videomängude koolituse töötuba andmas lastele, on mul siiski nagu puhkus sellest online pokerist, kuna see ikka 5 kuud ikka mingi 10 sendi kaupa sisse osta, see on ikka päris koormav, eriti kui see metsajooksud sinna lisada ja siis mingid välijõusaali treeningud, et noh, et see on tohutult arendav, aga natuke läks liiga raskeks, et kuigi noh, ROI on muidugi boonuste tõttu jah meeletu seal olnud. Eks ole ka noh, selles mõttes vedanud, et noh, selles mõttes vedamisi on ju muid vedamisi ka, kui see, et see kaartidega nagu joppab, et seal on mingi, et kasiino just seda just seal pakub, et neil on mingi meeletu boonused just seal on ja siis on noh, veel vedanud mingi muude ilmastikuolude ja eluolu asjadega ka on ju meeletult, et kõike ei saa alati kontrollida, tuleb anda oma parim, olen tänulik on ju, kui on ju mingi tugi on ju. No, paljud tahavad enne seda, noh, et ütleme, ma tahan no limit 5 mingi karjääri alustada, ma tahaks sellele need tuge taha ka veel on ju, et seda kunagi ei saa, mul on tunne, et seda tõesti ei saa kunagi, et pigem need on need, see võiks meid on ju toetada.